Head sõbrad, Kalju kogudus, tervitan koguduse poolt ja enda poolt kõiki isasid, vanaisasid ja kõiki neid mehi, kes ehk kord saavad isaks. Täna on päev, kus me mõtleme isadele, aga kes me ise ei ole isad ja võib-olla teised ka. See võib kutsuda meis esile erinevaid emotsioone. Enamuse jaoks on see rõõmupäev. Me meenutame oma imelisi isasid, kelle eeskuju ja hoolimine on meid kujundanud selliseks, kes me täna oleme. Aga mõne jaoks see võib olla keeruline päev, sest isa on puudu, kas füüsiliselt või emotsionaalselt. Mõne jaoks võib see olla igatsuse päev. Igatsus ise olla isa. Möödunud nädalal, nagu alati viimastel aastatel on olnud, toimub Eestis isadepäeva konverents. Ja meie kogudusest olid seal esindatud Liis ja Joel ja veel mitmeidki teisi sõnavõtjaid oli seal. Aga mulle jäi meelde mitu mõtet ja neid ma tahan täna hiljem ka teiega jagada. Aga eile õhtul üllatuseks avastasin ERR-i portaalis isa Tõnu Lehtsaare mõtteavalduse või artikli, kus ta ütleb, et mina elan oma väikeses ja imelises maailmas. Mul on kõik hästi, mul on armastav abikaasa, mul on lapsed, mul on lapselapsed, mul on kogudus, mul on Jumal. Ma ei ole kunagi elanud nii hästi kui täna. Ja siis ma elan selles teises, palju suuremas maailmas, mis on lootusetu, mis on suur ja kole ja vahel ma ei saa hakkama, kuidas neid kahte maailma omavahel ühendada. Ma arvan, kui me täna räägime isadepäeval abielust ja perekonnast, siis me võime paljud tunda seda sama. Ma räägin perekonnast täna laiemalt sellepärast, et isaks olemine ei ole võimalik ilma emata ja perekond ei saa eksisteerida, kui on mõlemad seal. Niisiis me oleme täna siin ka koos koguduse perena. Mõned meist on vanemad, mõned on need, kellel peret ei ole, on vallalised, mõned on lapsed, mõned on vanavanemad. Ja mida meile täna Jumal tahab oma sõna kaudu öelda? Vaatame täna ühte sündmust, mis on kirjas 3 erinevas evangeeliumis, Matteuse, Markuse ja Luuke evangeeliumis. Ühe loo juba täna me kuulsime, kus Jeesus võttis lapse ja ütles, kui teie ei saa selliseks siiraks ja ehedaks, nagu see väike laps oma usalduses, siis teie ei pääse taevariiki. Ja teine sündmus on veel ja me loeme seda apostel Matteuse järgi, see on 19. peatükk, salmid 13–15. Kes soovib, võib avada oma piibli. Matteuse evangeelium, 19. peatükk, 13–15. Siis toodi Jeesuse juurde lapsi. Ta paneks oma käed nende peale ja palvetaks. Ja jüngrid sõitlesid toojaid. Aga Jeesus ütles, laske lapsed olla ja ärge keelake neid minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taevariik. Ja ta pani oma käed laste peale ning läks sealt edasi, jätkates oma teekonda. Aamen. Me loeme peaaegu alati seda teksti, kui vanemad on toonud oma lapsed kogudusse, et me neile õnnistust paluksime. Ja kui sinu lapsed on täna veel õnnistamata, siis kaalu seda lähitulevikus. Miks just õnnistamine ja mitte ristimine? Sellepärast, et piibel ei räägi meile laste ristimisest. Ja see saab juhtuda siis, kui inimene ise saab aru, mis on see, kui ta võtab Jeesuse päästena vastu ja tahab oma elu pühendada talle. Seda teksti lugedes
võib tekkida selline mõte, et see piiblilugu on meile nii tuttav, siis on oht meil tegelikult selle teravikust mööda vaadata. Sellepärast vaatame ka apostel Markuse ja Luuka sündmuste kirjeldusi, mis muudavad võib-olla selle tänase kirjakoha natukene värvikamaks. Ja ehk saad sa lahti ka sellest võib-olla eelarvamuslikust mõttest, et see lugu mind ei puuduta, see käib laste kohta ja see käib lastevanemate kohta. See puudutab tegelikult täna meid kõiki ja tänapäeva peresid, nii meie perekondi kui ka meie Kalju koguduse peret täna hommikul. Ja siin on 2 peamist mõtet. Üks on alahindamine ja teine on eeskuju. Aga esimene asi, mis selle sündmuse juures silma torkab, on konflikt. Vanemad toovad oma lapsed kõige paremate kavatsustega Jeesuse juurde ja jüngrid, nad noomivad vanemaid. Nad lausa keelavad. Nad tõrjuvad lapsed Jeesuse õnnistuse mõju väljast eemale. See on sama, kui pastorid koguduses ütleks, et koguduses peab olema kord, vaikus, distsipliin. Ja kui teie ei oska oma lapsi korralikult käituma panna, siis parem ärge koguduse uksest sisse tulge. Tulge siis, kui nad on õppinud korralikult käituma. Mina võin päriselt öelda, et praegu on natuke imelik, ma ei kuule laste hääli. Sest enne oli ja eelmisel pühapäeval oli, kui ma jutlustasin, ja see tundub mulle nii turvaline ja nii mõnus, kui kusagil on laste hääli. See on märk sellest, et koguduses on elu. Aga miks siis jüngrid tõrjusid lapsi? Kas nad olid halvad inimesed? Ei olnud. Nad olid praktilised inimesed. Ja me peame mõistma ka Jeesuse aegset selle ajastu konteksti. Rooma ja Kreeka kultuuriruumis, aga ka tollases judaistlikus mõtlemises oli laps see, kes oli pehmelt öeldes ebaoluline. Laps oli juriidiliselt veel mitte isik. Tal ei olnud õigusi, ta oli pigem vanemate omand. Aga lapsel oli väärtus võib-olla rohkem tema potentsiaali tõttu, kes temast kunagi saab. Kui esimene poeg sai suurema osa oma vanemate varandusest, siis lapsed kõik olid eakatele vanematele hiljem ainukesed pensionisambad, sest mingit sotsiaalsüsteemi ju tol ajal ei olnud. Aga praegu polnud lastel veel mingit kohta kogukonnas. Ja jüngrid käitusid täpselt nii, nagu ühiskond neilt ootas. Jeesus oli ju rabi ja tema tegeleb ju tähtsate asjadega. Jeesus väitleb variseridega, räägib taevariigist, teeb suuri imesid ja nüüd tuuakse Jeesuse juurde keda? Siin muutub asi huvitavaks. Markus ja Mattius ütlevad, tuuakse lapsi, aga Luukas, kes on arstina võib-olla natukene detailsem, ütleb, et kreekakeelset sõnakasutuses prephe tähendab sülelast ehk imikut. Kuni aasta vanust last. Selline laps tavaliselt veel ei kõnni, ta on mähkmetes, teda tuleb toita. Ta ei saa endaga hakkama. Ja jüngrite poolt välja öeldud mõte oli heade kavatsustega. Veel ei ole nende aeg, küll see tuleb. Kaitseme Jeesust. Ja siin me näeme selle loo esimest teravikku, mis on suunatud meie poole ka. Mõtleme täna hommikul sellele, keda meie peame ebapiisavaks. Keda meie oma elus või ka koguduses alahindame. See on päris lihtne juhtuma teinekord. Me võime alahinnata ka vanemaid lapsi, mitte ainult neid sülelapsi. Vanuses näiteks juba 5–12. Või siis teismelisi. Nad on liiga lärmakad, nõudlikud.
üldse vahel imeliku väljanägemisega. Ja nad ei saa ju veel elust aru ka. Oodaku, saagu vanemaks, sellised nagu meie oleme, siis on õige aeg. Aga me võime alahinnata ka eakaid. Nad on ajast maas, nad räägivad kogu aeg ühte ja sama juttu, elavad oma mälestustes. Koguduses me võime alahinnata ka vallalisi inimesi. Sellepärast vahel neile tundub, et kõik programmid ja sündmused on suunatud ainult peredele. Kuid nendes võib just olla peidus kõige suurem potentsiaal koguduses kaasa teenimises. Ja lõpuks me alahindame kõiki neid, kes on lihtsalt teistsugused kui mina. Kui nemad saaksid samasuguseks kui mina olen, no siis on kõik korras. Miks me ei tohiks lapsi ja noori inimesi alahinnata? Üks kristlikke uuringuid tegev firma Barna Group andmetel teeb peaaegu 2/3 ehk 64% pühendunud kristlastest oma usuotsuse enne 18. eluaastat. Kas sa teadsid seda? Siit me näeme, et jüngrid tahtsid oma mõttes blokeerida just kõige viljakamat missionipõldu, mis üldse olemas on. Mina ise olin 8-aastane, kui ma tegin oma otsuse järgida teadlikult Jeesust. Tõsi, ristitud sain ma 16-aastaselt. Mu isa on ka täna siin ja mul on selle üle väga hea meel. Ta on 87-aastane. Isa on värvikalt jutustanud mulle mitmeid kordi seda lugu, kui ta 6-aastase poisina otsustas järgida Jeesust. Ja temal oli kindel soov ja tahtmine, et ta tahab ka 6-aastaselt saada ristitud. See oli väga-väga tõsine. Ja tol ajal väiksemas maakoguduses, kui meie oleme võib-olla, seisab ta kogu koguduse ees, nagu täna meie oleme siin. Ja tema käest küsitakse igasuguseid küsimusi. Ja kogudus ei võta tõsiselt. No mida see väike poiss teab? Kasva natuke, arene, saa vanemaks. Aga õnneks kogudus siiski mõistis ühel hetkel, et selle poisi otsus järgida Jeesust on tõsine. Lootuse festivalil oli laste jaoks eespalves eraldi teenimise nurk ja väga palju lapsi tuli ette. Meie kogudusest tuli 4 last. Ühest perest tuli 3 last. Aga minul oli võimalus palvetada ühe 10-aastase tüdruku Robertaga, kes tuleb minu juurde niiskete silmadega ja ütleb, ma olen kristlikust kodust. Ta nimetas ka selle koguduse, kus ta on. Ma käin pühapäevakoolis. Ja minu kogudus ei võta mind tõsiselt. Mul läksid selle tüdruku sõnad väga hinge. Ja me palvetasime koos. Ja kui ma talle rääkisin, et mina olin 8-aastane, pastor, kas sina olid veel noorem kui mina? Ja ma ütlesin, Jeesus võtab sind tõsiselt. Hiljem, kui me ühes pastorite seltskonnas jagasime, siis Lootuse festivali justkui järelkajasid, ütleb üks pastor, et meilt tulid ainult lapsed ette. Vahel me ootame, et tuleks neid suuri patuseid, kellel on suured patud, aga Jeesus kutsub kõiki, nii väikseid, keskealisi kui suuremaid. Ma armsad lapsed ja teismelised ei ole tuleviku kogudus. Nad on tänane kogudus. Võtame neid tõsiselt. Investeerime nendesse. Investeerime taevariigi kõige strateegilisemasse valdkonda. Sellepärast, et need, kes leiavad usu lapsena ja noorena,
Neil ei ole vaja hiljem rääkida oma tunnistusest selliseid üsna drastilisi lugusid sellest, kui suurtest pattudest ja sõltuvustest on Jumal neid vabastanud. Neil on rääkida mõtte elu leidmisest ja sellest, mille eest Jumal on neid elus sellepärast hoidnud, et nad oma otsuse tegid õigel ajal. Aga kui meie mõtleme nüüd ikka veel edasi, nagu Matteus kirjeldas, siis me ehitame müüre täpselt nii nagu jüngrid. Meist saavad väga praktilised inimesed, kes kaitsevad Jeesust valede inimeste eest. Teine mõte sellest loost on eeskujud. Ja Jeesus laiendab sellega taevase kuningriigi piire. Jüngrite reaktsioon oli ühiskonna peegeldus. Aga Jeesuse reaktsioon, see oli taevariigi peegeldus. Ja see siin on nüüd hetk, kus Markus annab meile ka ühe väga olulise detaili. Ta ütleb, 10. peatükk 14. salm, kui Jeesus seda nägi, siis ta pahandas. Mõned tõlked ütlevad ka, et Jeesus oli sügavalt nördinud. Ja see on väga jõuline eneseväljendus. Miks? Sest jüngrid ei saanud taevariigi toimimisest aru. Jüngrid olid Jeesusega olnud juba pikka aega koos, käinud tema järel, kuid käitusid ikka tolle aja ühiskonna ja selle maailma reeglite järgi. Nad pidasid tähtsaks seda, keda maailm tähtsaks pidas, ja pidasid tühiseks seda, keda Jumal tähtsaks pidas. Ja siis Jeesus ütleb need kuulsad sõnad. Laske lapsed tulla minu juurde, sest selliste päralt on taevariik. Mida tähendab selliste päralt? See ei tähenda, et lapsed, väikesed, süütud, et nad on justkui inglid. Iga lapsevanem teab, et see ei ole tõsi. Keegi meist ei ole ingel. Aga see tähendab seda, et lapsed on täielikult sõltuvad oma vanematest, eriti väikelapsed, imikud. Nad ei saa mitte midagi ise välja teenida, nad ei saa ise hakkama. Nad ei saa uhkustada oma saavutustega, ta ei saa oma Jumala riiki ära teenida. Aga ta saab vaid selle õnnistuse kingitusena vastu võtta. Ja nii keerab Jeesus selle väärtussüsteemi kõik pea peale. Ta ütleb, et olge suured, olge tugevad, olge tähtsad. Ta ütleb, võtke taevariik vastu nagu üks väike abitu imik. Ja nüüd me küsime, aga kuidas see puudutab täna meid isadepäeval? Jeesus annab meile parima eeskuju, mida üks vanem või vaimulik mentor üldse kunagi saab anda. Markus ütleb, ja Jeesus kallistas neid või võttis sülle, pani oma käed nende peale ja õnnistas neid. Jätame siit meelde 3 olulist eeskuju. Esimene. Jeesus räägib väärtustest, siis teised räägivad tüli tegemisest. Kui Jeesus kutsub enda juurde, enda ligi, siis teised tõrjuvad eemale. Jeesus kallistab ja õnnistab. Teised sõitlevad ja terelevad. Võtame need 3 eeskuju täna isadepäeva Jumala teenistuselt kaasa. Et meie nii ei teeks. Või teeksime nii, nagu Jeesus teeb. See on meie isade ja emade ülesanne. See on terve meie koguduse ülesanne. Olla eeskujuks. Olla need, kes ütlevad maailma poolt ebapiisavaks tembeldatud inimestele,
sind on märgatud. Sa oled väärtuslik. Sa oled kutsutud. Sa oled osa meist. Sa oled õnnistatud. Ja nüüd ma jagan seda 2 mõtet, millest ma alguses rääkisin isadepäeva konverentsist. Esimene pärineb David Vseviovilt. Ta ütleb, eeskujuks olemine ei tähenda ainult laste kasvatamist. See tähendab esmalt minu enda kui lapsevanema kasvatamist. See on vahel palju raskem. Ja meie armas Liis ütles seal, kui ta Joeliga osales ühes intervjuus, see täiendab eelpool öeldut, et laps ju kopeerib oma vanemaid. Ma mäletan, et üks meie lemmikmängudest minu lapsepõlves oli teatud vanuses, me mängisime peamiselt 2 stseeni. See on ju ka näidend ehk jäljendamine, mida me oleme näinud, et tehakse. Üks oli see, et me mängisime kodu. Oli isa ja oli ema ja seal olid lapsed ja siis tulid sõbrad külla ja ilma mingit tõlgendust andmata. Copy-paste. Nii nagu me olime ees näinud, nii me tegime järgi. Ja teine oli, kuidas me mängisime jumalateenistust. Alati oli raske, kes on pastor. Vahel pandi mind. Ja seal oli koorijuht, siis kes on koorijuht, kes oskab selliseid kiireid liigutusi teha, Henri teab väga hästi dirigendina, kes oskab selliseid grimasse teha, see oli hästi põnev ja tähtis just, seda pidi täpselt niimoodi järgi tegema, nagu meie koguduse dirigent tegi. Mida me siis teeme nende ilusate ja naljakate mõtetega sel toredal isadepäeval? Mida me teeme nendega, et nendest saaksid meie elus järgmisel nädalal reaalsed praktilised sammud, mis panevad meid tegutsema? Ma arvan, et see lugu ei räägi ainult 2 asjast, see räägib 1 asjast veel. See ei räägi ainult alahindamisest ja eeskujust, see räägib ka 3, mis on võib-olla ehk kõige olulisem. Mida tegid lastevanemad? Nad tõid oma lapsed Jeesuse juurde. Jeesus ei saanud enne õnnistada, kui vanemad pidid tooma. Ja Mattius täpsustab, et nad tõid selleks, et Jeesus paneks oma käed nende peale ja nende eest palvetaks. See lugu näitab meile väga selgelt seda, et eeskujudest ainult ei piisa, et kui me ise lähme kogudusse. Need vanemad ei öelnud seda, et me oleme olnud kodus Jeesusest piisavalt hea eeskuju, küll lapsed ühel päeval ise leiavad selle tee. Las laps ise otsustab. Piiblis ei ole sellist põhimõtet. Piibel ütleb vana juudi tarkuse edasi meile juba õpetussõnade 22. peatükis ja 6. salmis. Juhata laps tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas. Evangeeliumis kirjeldatud sündmuses vanemad teadsid, et lapsed vajavad isiklikku kohtumist Jeesusega. Ja nad olid selle nimel valmis minema läbi jüngrite hukkamõistu müüri. Nad olid valmis taluma sõitlemist ja tõrjumist, et tuua oma lapsed Jeesuse õnnistavasse lähedusse. Meie ülesanne on tuua oma lapsed Jeesuse ligiolusse. See tähendab nendega koos palvetamist. See tähendab nendega koos piibli lugemist neile mõistetaval moel. See tähendab neid kogudusse tuua õigel ajal. See ei tähenda mitte pühapäevaks neid võib-olla kusagile sõidule viia või huviringi viia. Ja neid müüre on piisavalt küll ja küll veel, millest meil tuleb lapsevanematena ka läbi minna, et pääseda Jeesuse lähedusse. Kui meie lapsevanematena täna ei too oma lapsi
siis me homme toome palvesoove nende pärast. Ma lõpetan Jeesuse sõnumiga, mis on meile kõigile. Ma soovin, et sa ei laseks mitte kellelgi, ei välisel maailmal ega oma sisemisel kriitikul öelda sulle endale, et sina oled täna ebapiisav. See on saatana lõks. Sa ei ole tüliks. Sa ei ole segaja. Sa ei ole liiga väike. Sa ei ole liiga vana. Sa ei ole liiga katki, et Jeesus ei suudaks parandada. Sa ei ole liiga tavaline. Sa oled Jeesuse jaoks eriline. Ja kui me sellisena tuleme Jeesuse ette, siis meil ega muud anda ei olegi peale oma abituse. Jeesuse reaktsioon täna meie kõigi jaoks on siin Kalju kirikus täpselt sama, mis tal oli tol päeval. Ta ei saada sind minema, ta võtab su sülle, ta kallistab sind. Ta paneb oma käe su peale ja õnnistab sind. Ja sellest hetkest edasi tahad sa minna jooksuga, et olla eeskuju, et olla see, kes märkab ja kallistab ja kes ei alahinda, et olla see, kes toob teisi Jeesuse juurde. Aamen. Oleme vaiksed ja mõtleme Jumala sõnale, mida oleme äsja kuulnud. Tõuseme austusest Jumala vastu ja palvetame. Meie taevane Isa, me täname sind täna taas sinu sõna eest, sinu eeskuju eest. Isa, me täname sind, et sa meid kedagi ei saada täna ära, ilma et sa võtaks meid sülle, ei kallistaks, ei õnnistaks, kui me siiralt tuleme sinu ette. Kui me ei kata kinni seda, mis meie südant on määrinud, mis on meie mure või sõltuvus või lahendamata küsimus, võib-olla on see kellega suhte korraldamine, aga issand, üle kõige me palume, et meie suhe sinuga oleks korras. Ja kui me need asjad oleme sinuga korda teinud, siis sa õnnistad meid. Ja siis me saame sellest hetkest edasi minna, olla ise eeskuju, märgata ja mitte alahinnata. Pidada väärtuslikuks nii, kui sina pidasid väikse lapsi väärtuslikuks. Ja aita, et me tooksime paljusid inimesi veel sinu armastuse piirkonda. Me palume, et meie kogudus oleks see paik, mis on kõigile avatud. Eksinutele, kurbadele, rõhututele, aga tänulikele, rõõmsatele ja neile, keda sina oled õnnistanud ja kes sind on järginud. Seda me täna hommikul taas palume ja luba, et see võiks olla meie praktilises usuelus taas järgmisel nädalal välja elatav selles lootusetus ja pimedas maailmas. Luba, et meie oma väiksest, erilisest maailmast, kus meie elame, võiksime kanda seda suuremasse lootusetusse maailma, sest sina oled selle maailma ainuke lootus. Amen.